Tere! Minu nimi on Sirle Ruuts, olen juhtimis- ja finantscoach. Tutvustan sulle, kuidas Grow mudeli abil sõnastada rahalisi eesmärke. Esiteks, eesmärgi sõnastamine. Selles etapis peab kindlasti rahaline eesmärk sisaldama numbreid. Kas siis summana või siis protsendina. Ilma numbrita on eesmärk liiga laialivalguv. Teine on hetkeolukorrast ülevaate saamine. Selleks on oluline mõista, millised on minu rahaga seotud käitumine, teadmised, hoiakud ja ettevõtluses ka ärimudel, mis mind siiani on toonud. Juhul, kui see tulemus on kehva, siis tulebki mõista, mida ma pean muutma. Kolmandaks on võimalused. Ehk siis millised on need ressursid, aeg, raha, inimesed, vahendid, teadmised, oskused, võrgustik, mis aitab mul seda eesmärki saavutada. Siin on oluline olla aus iseenda vastu, sest juhul, kui näiteks minu ärimudel on piiratud ajamüügiga, aga juba täna ma olen ülekoormatud, siis tõenäoliselt on vaja midagi muuta. Ja neljandaks on tahe ja tegevusplaan. Ehk siis, kui palju ma tahan seda eesmärki, siin on hea kasutada skaalat 1–10, kus kohas ma tänasel hetkel olen, kui palju ma usun sellesse. Juhul, kui see on umbes 4–5, siis peaks vaatama, et mis on sellest puudu, mida ma pean sinna juurde saama, selleks, et mu tahe oleks maksimaalne. Oluline on ka tahtetapis valida välja tegevused, mis toovad tulemust kõige enam. Ehk siis hea 80-20 printsiip. Mis on need 20% tegevused, mis toovad 80% tulust. Ma usun, et teadlik Grow mudeli rakendamine oma elus aitab sõnastada realistlikke eesmärke, leiab selle tahte, mis on just vaja selleks, et eesmärgini jõuda ja otse loomulikult ettevõtluses viia ellu unistus, miks ma seda ettevõtet ka asutasin. Head praktiseerimist ja Grow mudeli rakendamist.